Selle video raames ka me siis siin niiviisi üksipulgi läheneme siis sellele Saturnile ja Neptuunile, üritame siis nendest aru saada, kuidas see dünaamika toimib ja seeläbi siis olla ka nii-öelda targemad selles osas, mis järgmisel aastal toimuma hakkab. Kuidas nad kokku tulevad ja kuidas nad siis näiteks erinevate inimeste sünnikaartides võivad esile tulla, sest läbi selle me saame aru ka natuke sellele, mismoodi see Saturn ja Neptuun, näiteks kui nad taevas on, et mismoodi see ajavaim siis nii-öelda peegeldub. Minu nimi on Riko Veskiväli ja käes on vaadata 2026. aasta astroloogilist prognoosi. Siin siis suur teema, järgneva aasta selline planetaarne mõju, mis meid valdab, on siis Saturni ja Neptuuni, Saturn siin, Neptuun siin ja nende siis konjuktsioon ehk ühendus. Kõige sellise tugevama seisu saavutab ta nüüd selle aasta siin veebruari teises pooles, aga siis muidugi terve 2026. aasta jooksul saame siis seda Saturni ja Neptuuni tunda. Siin siis näeme sellise lainena, mismoodi ta siis sellises tugevas mõjus on, nii-öelda seal üleval. See konjunktsioon siis muidugi tähendab seda, et nad on siis kõrvuti seal need 2 tükki ja tugevalt siis hakkas see toimima siin juba 2025. aasta siit enne aprilli ja selline tugev esimene laine oli siis eelmise aasta suvel ja nüüd me siseneme siis siin veebruari lõpus sellisesse täpsesse ühendusse, kus siis Saturn läheb sellest Neptuunist mööda ehk siis sellised kõige tugevamad ilmingud siin selle aasta veebruari teises pooles ja muidugi siis siin terve 2026 aasta me oleme selles tugevas Neptuun-Saturn ühenduses. Sellest sai ka siin minu kanalil räägitud eelmisel või sellel käesoleval aastal 2 korral, kui ma ei eksi, suvel, kui need mõjud olid eriti tugevad ja siis ka aasta alguses. Kuna see on praegu see kõige olulisem planetaarne ühendus, siis sellele on siin kanalil palju aega pühendatud. Aga viimati, kui siis Saturn ja Neptuun taevas koos olid, niiviisi kõrvuti, nagu nad praegult on, siit siis horoskoobist on näha, oli see aastal 1989. Ja Saturn ja Neptuun siis saavad taevas kokku niiviisi ühenduses iga 36-37 aasta tagant. Ja märgiline sündmus siis, kui nad niiviisi täpselt joondusid, nagu siin selles lainepunktis näha on, et mis siis juhtus, siis langes Berliini müür ja lagunes ka Nõukogude Liit. See on siis üsna selline sümboolne ja märgiline näide, kuidas siis ka need 2 arhetüüpi omavahel koos toimivad. Ja alustame siiski seda ülevaadet siin siis selle Berliini müüri langemise näitega, sest see üsna hästi sellisel sümboli tasandil sümbolina kirjeldab neid 2 üsna hästi. Esiteks siis räägime Saturnist Berliini müüri langemise näitel. Ja täna, mis me siis teeme ka, et me vaatame siis erinevates horoskoopides, inimeste horoskoopides ja sündmuste horoskoopides Saturni, Neptuuni koosmõjusid ja siis me näeme ka, et milliseid erinevaid selliseid väljendusi ja dünaamikaid need 2 võtavad siis konkreetselt indiviidide elus, aga samas ka maailma sündmustes. Nii, nagu me teame, siis Saturn on selline piiraja, selline sein ja siis Berliini müür on üsna hea selline kujund Saturni jaoks. Piirid ja müürid, nii sõna otseses kui ülekantud tähenduses. Saturn, mis sümboliseerib struktuure, piire ja füüsilisi ilminguid, viitab otseselt Berliini müürile. Müür oli sõnaline piir, eraldades Ida- ja Lääne-Berliini ning laiemalt kommunistlikke ja kapitalistlikke ideoloogiaid. Selle langemine tähistas jäikade struktuuride ja rõhuvate süsteemide lagunemist, teema, mida Saturn sageli esindab, kui see puutub kokku transformatiivsete jõududega. Ehk siis Saturn on nii-öelda see elu ise, nii-öelda see status quo või siis selline struktuurne maailm, mis on jäik ja muutumatu. Ta on riik, ta on institutsioonid, ta on kõik sellised jäigad struktuurid, mis on aja jooksul tekkinud. See on Saturn. Neptuun on siis muidugi see transcendentne pool ja sellest tuleb ka siin juttu.
Autoriteeti rõhumine. Saturn sümboliseerib ka autoritaarseid režiime, kontrolli ja distsipliini. Ida-Saksamaa valitsuse laiem nõude kontrolli all olev idablokk olid selgelt saturnilikud oma jäiga ja autoritaarse ühiskonna kontrolliga. Sest siis Saturn on siuke autoritaarne, ta on jäik, ta on muutumatu, ta on rõhuv. Nende režiimide kokkuvarisemine tähistas Saturni võimu lõppemist. Nii, vastutuse tagajärjed. Saturni mõju hõlmab vastutuste mineviku tegude tagajärgedega silmitsi seismist. Majanduslik stagnatsioon ja poliitiline rahulolematus Ida-Euroopas, autoritaarse kontrolli aastakümnete tagajärjed jõudsid murdepunkti. Oli siis selle eelmise ühenduse ajal. Ja kui siis Saturn ja Neptuun kokku saavad, siis me näeme üsna märgilisi sündmuseid maailma ajaloos. Ja see video siis keskendub ka sellele, mis saab siis järgmisel aastal, mis on olnud eelnevatel Saturni nendel kokkusaamistel, et me läheme aastasse 1989, siis läheme sinna aastasse 72, läheme 71 ja läheme sinna 50-ndatesse ja vaatame ka erinevate indiviidide sünnikaarte, kellel on siis Saturn ja Neptuun ühenduses või siis opositsioonis või kvadraadis. Neptuuni arhetüüp siis selle Berliini müüri langemise näitel. Illusioonid ja ideaalid. Neptuun esindab unistusi, illusioone ja piiride lahustumist, ideoloogiaid, mis toitsid külma sõda, nii kommunistlikud kui ka kapitalistlikud. Olid idealistlikud, ehk siis Neptuun on selline ideaal, kuid tihti üles ehitatud illusioonidele või propagandale. Müüri langemine lahustas paljud neist illusioonidest, tuues esile reaalsuse ja kollektiivse igatsuse, vabaduse ja ühtsuse järele. Ehk siis Neptuun on seotud selliste, kui Saturn on see siinpoolne, siis Neptuun on just selline ideaalne, selline illusioon on ta samas, ta on siis idee milleski erilisest, ühtsus ja kollektiivsed unistused. Neptuun kehastab igatsust piirideta maailma järele. See sündmus tõi inimesi kokku ühiseks tähistamiseks ja sümboliseeris vanade eralduste ületamist. Müüri langemine oli Neptuuni visioon piiride ülestest ühendustest ja ühtsusest. Kaose lahustumine. Ehk siis Neptuun on ka seotud oma sügavtasandilise veega, ta on siis piirideta, kui Saturn on piirid, siis Neptuun on just piiritu või ta on poorne, tal ei ole neid piire, ta lahustab, ta selline hägustab, ta nii-öelda selle piiri ja selle struktuuri niiviisi lahustab, siis on ju või idabloki kokkuvarimisega seotud kaos peegeldab Neptuuni energiat, mis destabiliseerib tihti struktureeritud süsteeme. Saturn, see energia võib olla segadusse ajav, kuid on vajalik uuenemiseks. Ehk siis Berliini müüri langemise näide on selline üsna hea selline kaasus või case study, millega läheneda siis sellele ka praegusele ajavaimule, et siin see eelmine aasta ja siis nüüd see aasta, tuleva aasta 2026 me oleme väga tugevalt siis uuesti sellises ühenduses, ehk siis sarnased õhustikud, sarnased teemad on üleval ja selle video raames ka me siis siin niiviisi üksipulgi läheneme siis sellele Saturnile ja Neptuunile ja üritame siis nendest aru saada, kuidas see dünaamika toimib ja seeläbi siis olla ka nii-öelda targemad selles osas, mis järgmisel aastal toimuma hakkab. Aga siin siis Tarnase planetaarsete arhetüüpide käsiraamatust kiirelt selline Saturni, mida siis Saturn endast kannab või mis see Saturn on. Ja ma loen need ette, et siis meil on ka selline algteadmine nende kohta olemas. Saturn on siis piir, struktuur, kindlus ja stabiilsus, kokkutõmbumine, piirang, vajadus, kõva materiaalsus, konkreetne ilmnemine, aeg, minevik, traditsioon, konservatiivne ja range autoriteet, vanus, küpsus, suremus, asjade lõppemised, raskus, mis koormab, mis seob, väljakutsed esitab, tugevdab, kaldvus piirata, tagasi hoida, eraldada, eitada ja vastanduda, pinge ja vastupanu kaudu tugevdada ja edasi liikuda, jäigastada, suruda maha, kogeda raskusi, probleeme, allakäiku, puudust, kaotust, elutöö, vanus, mineviku koorem, saatuse käsi, iseloom, karma, mineviku tegude tagajärjed, pessimism, melanhoolia, impulsse võimet, distsipliini ja kohustuse korra, üksinduse, kontsentratsiooni, lakooniuse, põhjalikkuse ja täpsuse, kannatlikkuse, vastupidavuse, vastutuse, tõsiduse, tarkuse järele. Aja ja pingutuste ja kogemuste saak, efektiivsus, seadus, kohus, Freudi superego ja siis kehasta siis kannab sellist või väljendub selliste skeletina, see skelett on niisugune tugev struktuur, luud, hambad, põlved, selgroog. No, omadustelt on siis pime, külm, raske, tihe, kuiv, vana, aeglane, kaugel. Senex on siis ütleme, selline vana mehe arhetüüp, sealt tulevad sellised sõnad nagu senaator ja seniilne, ehk siis Saturn on kõikide selliste vanade asjadega seotud, vanaemalik tarkus, siis ta Kreeka vaste on siis temale Kroonos, kes oli selline ajajumal, et siis siin me rääkisime ka ajast, minevikust,
selle Saturni puhul ja ta on siis jumalate karm isa ja Rooma Saturn. Ja tema see sümbol on olnud aegade alguses siis see sirp, ehk siis ta on mingis mõttes siis see sirbi sümbolit me näeme juba seal Egiptuses, Mesopotaamias, Kreekas, Roomas, ehk siis vanasti ka Neptuun valitses siis selle põllumajanduse üle, sest põllumajandus on midagi, mis võtab aega, see on ka selline põhjus-tagajärg, see seeme, mida külvad ja see vili, mida lõikad. Et siis ta on sõna otses mõttes on ka ta selline nagu lõikaja, ta on asjade lõpetaja, ta on selline aja tulemusel tekkinud süsteemid, elu ise, selline karma planeet. Ja Neptuun siis siit kiirelt iseloomustada teda. Neptuun on siis selline täpne vastand sellele. Neptuun siis on see transcendentne, et kui see Saturn on kõik see siinpoolne käe katsutav reaalne maailm, siis see Neptuun on just selline vaimumaailm või seal see teistpoolsuse teemad. Ta on siis transcendentne, vaimne, ideaalne, elu sümboolsed ja kujutlusvõimelised mõõtmed, peen, kättesaamatu ja nähtamatu, ühendav, ajatu, immateriaalne ja lõpmatu, kõik, mis ületab piiratud sõnasõnalise, ajaliku ja materiaalse maailma konkreetseid kogemusi, müüt ja religioon, kunst ja inspiratsioon, ideaalid ja püüdlused, kujutlused ja peegeldused, sümbolid ja metafoorid, unenäod ja nägemused, müstika, religioosne pühendumus, kõikehõlmav kaastunne, tervendamine ja terviklikkus, igatsus kaugemale egopiiride ja reaalsusstruktuuride lahustumine, psühholoogilise sulandumise seisundid, füüsiline ja psühholoogiline poorilisus ja tundlikkus. Sest nagu me näeme, sest ta on väga veega seotud, ta on selline lahustav, selline pooriline. Kalduvused illusioonidele ja pettekujutlustele, nüüd näeme seda Neptuuni varjusid, pettusele ja enesepetmisele, korralagedusele ja lagunemisele, põgenemisele, joovastusele, sõltuvusele. Ehk siis Neptuuni poole öeldakse ka, et pühaku ja sellise hullu vahel on selline õhkõrm piir või siis ta võib olla selline psühhootiline, et hull, tihtipeale ajaloos ka mõned hullud on pühakud on hullud, eks. Ehk siis Neptuuni vari on ka selline sõltuvused või siis hulluks olemine. Nii siis joovastusele, sõltuvusele, tajulisele ja kognitiivsele moonutamisele, projektsioonile, fantaasiale, maiale. Kõik ebatavalised teadvuse seisundid, teadvuse vool ja alateadvuse põhjatud sügavused, kõik müstilise ühenduse jumalad, kõikehõlmav armastus, transcendentne ilu, kunstiline ja vaimne inspiratsioon, kõikehõlmav jumalus, siin Kristus, Maarja, Buda, Brahman, Orpheus, muusad, kosmiline Sofia, nartsissus oma peegelduses, see on siis millest ma ka alati räägin, et Neptuun on selline ideaal, aga samal ajal on ta illusioon, siis nartsissus, kes seal digikaldal jäi oma sellesse ideaalpilti kinni sinna, mis oli tegelikult illusioon, siis see arhetüüp üsna hästi ka seda Neptuuni kirjeldab. Ta on siis Kreeka jumal Poseidon, tuleb see mere, tema see hargikuju ja Rooma jumal Neptuun nende sümboolses seoses veega, ta on siis meri, ookean, jõud ja udu ja lähtudes sellest ka vedelik ja lahustumine, lootevesi ja sünnijeenne, pooriline, eristamatu, vesi, mis puhastab ja tervendab, sulatav ekstaas, ookeani tunne. Ehk siis niiviisi lihtsalt öeldes, Neptuun on ka natuke selline, ta on nagu kosmiline üsa või ta on igatsus sellise suurema ühenduse järele, see, kuidas me siis oma elus seda suuremat ühendust siis selle poole liigume, see on väga erinev, eks ju, et seal keegi võib telekat vaadata, see on ka selline reaalsusest välja lülitamine või kellelgi on seal sõltuvused, kes tegeleb siis mingite vaimsete praktikatega, kes käib looduses, kuidas iganes me siis sellest reaalsusest ennast välja haagime, seda tihtipeale siis sünnikaartides ka Saturn näitab. Ja kuna siis praegu on see taevas koos, siis see viitab ka sellele, et need kaks on sellises tugevas koostoimes. Aga nüüd me vaatasimegi nad eraldi ära, Saturni ja Neptuuni, ja siit edasi siis hakkamegi natuke siis vaatama neid erinevaid dünaamikad, et kuidas nad kokku tulevad ja kuidas nad siis näiteks erinevate inimeste sünnikaartides võivad esile tulla, sest läbi selle me saame aru ka natuke sellele, mismoodi see Saturn ja Neptuun, näiteks kui nad taevas on, et mismoodi see ajavaim siis nii-öelda peegeldub. Siin tarnasena on siis kaks sellist esseed kirjutatud, The Ideal and the Real, ehk siis see on ideaalne ja reaalne, siis ideaalne Neptuun, reaalne Saturn, ja sealt siis ma olen ka korjanud selliseid olulised mõtteid, kirjeldamaks siis seda Saturni ja Neptuuni. Siis Tarnas kirjutab, et sadu juhtumeid uuridest avastasin, et Saturni ja Neptuuni vahelise joondumisega sündinud inimesed tundsid eriti selgelt ja tugevalt kahe radikaalselt erineva eksistentsiaalse maailma vahelist pinget ja kontrasti. Ühelt poolt on Saturn seotud piiride ja piiratuse põhimõttega,
konkreetse empiirilise reaalsuse otsese materiaalse ja ajaliku maailmaga, realismiga, karmide faktidega, surelikkusega, eksistentsi tumedate ja problemaatiliste aspektidega, gravitatsiooni, otsustusvõime ja distsipliini poole püüdlemisega, kokkutõmbumise, piiramise ja lõppemisega ning rangete piiride, kindlate struktuuride ja pingeliste vastanduste kehtestamisega. See on nagu Saturn. Teiselt poolt siis seostatakse Neptuuni elu vaimseid, ideaalseid ja kujutlusvõimelisi mõõteid, peent, käekatsutamata, nähtamatut, impulssi piiride ja struktuuride kaotamiseks, aluseks olevate ühtsuste ja eristamata tervikute kasuks ning kalduvusi illusioonide, meelepetete ja põgenemise poole. Kõikides järgnevates näidetes võtame analüüsi lihtsustamise ja selguse huvides arvesse ainult neid, kus Saturn ja Neptuun on tugevas aspektis. Ehk siis vaatame kaarte, kus siis Saturn ja Neptuun on konjunktsioonis, ühenduses, opositsioonis ehk siis vastanduses või siis kvadraadis, kus nende vahel on siis see 90 kraadi nurk. Nii et siis see kahe põhimõtte omavaheline suhtlus on eriti selge. Selline siis sissejuhatav, mismoodi me siis vaatame. Ja esimene inimene, keda me siis vaatame, on William Blake'i sünnikaart. Ja siinkohal siis tuleb mainida seda, et muidugi siin on siis 18 planeeti või planetaarset arhetüüpi on välja võetud ja see on siis ka lihtsustamise mõttes. Ehk siis kui sünnikaarti vaadata, siis tegelikult tuleb alati vaadata tervikut, aga siin selle praeguse käesoleva 2026. aasta selle põhisuhte sellest arusaamiseks ja selle tunnetamiseks, siis me vaatame kõiki inimesi eraldi. Kindlasti need teised suhted ka mängivad väga olulist rolli nende inimeste eludes, aga siis William Blake selliseid kuulsamaid kirjanikke ja selliseid transcendentaalseid või selliseid vaimust kantud kirjanikke siis sündinud siis aastal 1757, 28 november Londonis. Ja tema siis sünni ajal siis Neptuun ja Saturn on opositsioonis, see on niisugune tugev aspekt, ehk siis tema elus on tugevalt aktiveeritud. Ja siin on siis 3 erinevat William Blake'i tsitaati, kus me siis näeme seda Neptuun-Saturni kompleksi üsna tugevalt esile tulevad. Kui taju uksed oleksid puhtad, näeks inimene kõike sellisena, nagu see on, lõpmatuna. Kui taju uksed oleksid puhtad, näeks inimene kõike sellisena, nagu see on, lõpmatuna. Siis me näeme, et see taju uksed ja see lõpmatu, ehk siis see neptuunilik pool, inimene on end sulgenud, kuniks ta näeb kõike oma koopa kitsaste pragude kaudu. Et siis see sulgemine on siis selline piiramine ja koobas on selline ka suruv, rõhuv, siis see Saturni pool siin. Taju uksed üldse siis selline mees nagu Aldous Huxley, kuulus inglise kirjanik ja tema siis selline psühhedeelse renessansi looja, et tema sai siis oma selle raamatu Doors of Perception või Taju uksed ka siis William Blake'ilt sellest samast tsitaadist. Aga järgmine siis iga inimese hüüdes, iga lapse hirmu hüüdes, igas hääles, igas keelus kuulen ma mõistuse loodud ahelaid. Me näeme siis siin loodud ahelad, jälle selline Saturn, mis piirab, siis kuulen ma mõistuse loodud, mõistuse loodud on siis see illusoorne pool, et siis ta on üsna tugevalt siis selle illusiooni poole ja siis selle Saturni poole, mis nii siin piirab, kokku pannud. Iga inimese hüüdes, iga lapse hirmu hüüdes, igas hääles, igas keelus kuulema mõistuse loodud ahelaid. Ja siis viimane tsitaat William Blake'il on, et kunst on alandatud. Siis see Neptuuni pool, eks see on ideaalne. Kujutlusvõime eitatud, jälle see Neptuun maha surutud. Ja sõda valitses rahvaid. Siis selline rõhumine, selline karma pool, selline raske reaalsuse pool, mis Saturni valitseb. Siin ta siis tema puhul üsna tugevalt see opositsioon näha. Järgmine inimene, kelle siis paari näidet siin vaatame, on Oscar Wilde ja jällegi siis kuulus kirjanik, sündinud siis Dublinis või siis Iirimaal 16. oktoobril aastal 1854 ja tema puhul siis me näeme sünnikaardis siis selle Saturni ja Neptuuni kvadraati. Vaatame siis Oscar Wilde'i selliseid ühte tsitaati, milles siis see Saturn-Neptuun hästi välja kumab. Et just kunsti kaudu ja ainult kunsti kaudu saame teostada oma täiuslikkust. See kunst jällegi selline idealistlik, selline kujutlusvõimeline, täiuslikku, selline ideaalne pool. Just kunsti kaudu ja ainult kunsti kaudu saame end kaitsta tegelike eksistentsi räpaste hädade eest. See tegelik eksistents, see reaalne pool elust
see räpane ja see häda, see raskus, see reaalsus ühelt poolt siis see, et ainult selle Neptuuniga või siis selle idealistliku ja selle kunsti, selle täiuslikkuse kaudu me saame siis kaitsta end selle Saturni eest, eks. Saab siit välja tajuda. Järgmisena siis vaatame James Hillmani sünnikaarti. James Hillman on siis kuulus jungiaan Ameerika päritolu ja õppis ka siis Carl Gustav Jungi käe all. Ja teda peetakse siis, tema kohta öeldakse ka, et ta võib-olla siis räägib Jungist paremini kui Jung ise, väga sõnaosav ja kui kedagi huvitab siis arhetüüpne lähenemine või arhetüüpne psühholoogia, siis James Hillman on selle rajaja. Tema on siis palju tegelenud selle hinge mõistega ja hinge mõiste tagasi toomisega psühholoogiasse. Ja tema elus siis näeme ka üsna hästi seda Saturni, Neptuuni, seda kvadraati ja kuidas see siis tema elus on niiviisi rohkem esile tulnud, et siis võib ka öelda, et inimesed, kelle sünnikaarte me vaatame ja vaatame neid selliseid põhiaspekte, et siis need on ka sellised nagu inimese elulugu kujundavad või tema sellised iseloomu põhijooned. Ja Hillman siis siin sündinud 1926, 12. aprill ja Atlantic City's, New Jersey's ja siis vaatame siit Hillmani paari tsitaati, mis üsna hästi toob siis seda Saturn-Neptuuni sisse. Nii, samuti võttes kaasaegsema näite sündis James Hillman Saturni ja Neptuuni tiheda kvadraadi asetusega. Kvadraat on siis 90 kraadi. Siin on arhetüüpne polarisatsioon nähtav Hillmani püsivas uurimustöös, mis käsitleb ühelt poolt modernse mõistuse türannilisi piiranguid selle sõnalise tõlgendamise ja pinnapealse nägemusega, see Saturn, eks, suruv, türanniline piiraja, ning teiselt poolt hinge loovat sügavust, mis peitub iidsete, renessansi ja romantismi kujutlusvõime ja esteetilises tundlikkuses. Teiselt poolt see Neptuun, eks. Selline loov sügavus, hing, iidne, romantism, kujutlusvõime, esteetiline tundlikkus, kõik puhas Neptuun. Ja siis kuulus James Hillmani tsitaat, et hingest, et kui on olemas seos hingega, on tegemist psühholoogiaga. Kui seda hinge pole, on toimuvad parem nimetada statistikaks, füüsiliseks antropoloogiaks, kultuuriajakirjanduseks või tõuaretuseks. Ja viimane podcast oli siis just Eesti sellise terapeudi, samal ajal ka siis psühholoogiga, Tartu Ülikooli psühholoogiga ja tema ka siis seal saates niiviisi kuulsalt ütles, et Marina Paula Ebertist on siis juttu, et tema ütles, et siis tänapäevasest psühholoogiast on kuidagi see hing välja jäänud, hinge ei eksisteeri selles kaasaegses psühholoogias, hingest ei räägita, aga tema siis ütles niiviisi, et tema on siis küsinud alati või küsib enda inimestest käest, keda tunneb, et kas nad arvavad, et hing on olemas, siis keegi ei ole kunagi vastupidist väitnud. Aga kuidagi siis sellest igapäevasest elust, kus me praegu elame, et see hing on mingis mõttes välja jäänud. Ja siis need kolm näidet viimased, et see Blake ja Wilde ja Hillman on siis see üks dünaamika, kuidas siis see Saturn ja Neptuun saab välja tulla. Ja siis nüüd me kohe liigume siis sellise järgmise dünaamika juurde. Aga siis kõik need Blakey, Wilde'i ja Hillmani väited on representatiivsed, isegi fundamentaalsed väljendused nende erilise tundlikkuse intellektuaalse visiooni kohta. Iga väide peegeldab selgelt ka Saturniga ja Neptuuniga seotud kahe arhetüüpse põhimõtte vahelist põhilist polarisatsiooni. Teatavas mõttes on see konkreetne planeetide kombinatsioon eriti õpetlik näide sellest, kuidas kaks vastavat arhetüüpi võivad ühineda, sest need konkreetsed arhetüübid on oma olemuselt radikaalselt erinevad. Nende ontoloogiad on nii-öelda erinevatelt planeetidelt, mateeria, Saturn versus vaim on siis Neptuun. Siin me nüüd võrdleme neid, et mateeria versus vaim. Konkreetne, empiiriline ja sõnaline versus kujutlusvõimeline ja ideaalne. Jälle see konkreetne, empiiriline sõna on Saturn versus kujutlusvõimeline ja ideaalne, see Neptuun. Piiratud ja ajalik versus lõpmatu ja igavene. Piiratud ja ajalik, Saturn, lõpmatu ja igavene, Neptuun. Ehk siis selline esimese sellise kolme mehe puhul, kellel siis sünnikaardis on ka need Saturn ja Neptuun, siis see kerkis välja niiviisi, et nad siis nii-öelda mingis mõttes siis tõstavad esile seda Neptuuni ja tunnetavad seda Saturnilikku sellist rõhumist selle vaimse üle. Aga nüüd liigume sellise dünaamika juurde number 2, kus siis on selline selge kalduvus metafüüsilisele skeptitsismile.
Ehk siis, kui seal Saturn ja Neptuun ka võivad kokku saada, siis võib juhtuda niiviisi, et üks domineerib teise üle. Ja järgnevates näitetes me siis näemegi seda, kuidas siis see Saturn surub siis selle vaimse täielikult maha. Sama planeetide konfiguratsiooni sündinud isikute seas oli samuti iseloomulik motiiv ja samuti peegeldas see sama arhetüüpset polarisatsiooni. Selge kalduvus metafüüsilisele skeptitsismile, ehk siis vaimse eitamine. Näiliselt sünnipärane kalduvus kahelda transcendentsete või vaimsete reaalsuste olemasolus, ehk siis Neptuunist, eitades neid konkreetse empiirilise maailma Saturn kasuks. See kalduvus väljendus sageli tugeva impulsina demüstifitseerida religioosne usk kui inimelu peamine rõhumise ja illusiooni põhjus. Ehk siis nüüd me vaatame meeste sünnikaarte, kes siis üritasid või kes oma elutööna siis tegid sellise religioosse usu, tegelesid religioosse usu demystifitseerimisega ja nägid seda siis ka inimelu sellise peamise rõhumise ja illusiooni põhjuseks. Siin on siis nii see Saturni vari kui see Neptuuni vari siis mingis mõttes koos toimes. Ja kuulsamad nimed siis siit. Ja näitan siis nende sünnikaarte teile ka. Esimene on siis selline näiteks David Hume, kaasaegse filosoofia paradigmaatiline skeptik ja religioosse usu terav kriitik. Tema siis selline kuulus teos nagu On Miracles, Dialogues on Natural Religion. Sündis siis Saturni ja Neptuuni joondumisega. Ja siis järgmine mees nauga Bertrand Russell, tema 20. sajandi järeltulija, Hume'i järeltulija siis, ja tema kuulus raamat Why I am not a Christian, ehk siis miks ma ei ole kristlane. Sama kehtib ka Freudi kohta, kes siis psühhoanalüütiliselt dekonstrueeris religioosseid uskumisi. Kõige selgemalt teoses The Future of an Illusion, see jällegi huvitav, siis see pealkiri kõlab väga sellise neptuunilikult, eks, kus kõiki religioone vaadatakse lapsepõlves vanemate kõikvõimsuse projektsioonide psühholoogilise jäägina. Üritas siis ka dekonstrueerida Freud siis religioosseid uskumusi. Sama kehtib ka siis Darwini kohta, kes lammutas teaduslikult piibelliku arusaama loomisest. Darwin tuli välja siis oma evolutsiooniteooriaga ja siis muidugi see piibellik, et maailm on, ma ei tea, seal 6000 aastat vana on ja kukkus kokku, eks. Ka siis vaatame Darwini sünnikaarti ja Marx on ju Karl Marx, kuulus mees, kes dekonstrueeris religiooni sotsiaalmajanduslikult, nimetas siis selle rahvaste oopiumiks, ehk siis religioon on see rahvaste oopium, kuulus Marxi lause, ning siis Foucault kohta, kes arendas samuti neid samu tendentse postmodernistlikult. Kõik nad sündisid Saturn-Neptuuni joondumise ajal. Ehk nüüd me siis esimese 3 mehe puhul siis William Blake ja Oscar Wilde ja James Hillman, me nägime sellist ühte Saturni dünaamikat, nüüd me jälgime sellist teist Saturni dünaamikat, kus mingis mõttes see selge kalduvus metafüüsilisele skeptitsismile nende meeste puhul on üsna selgelt näha. Esimene siis David Hume, sündinud siis siin 1711, 7. mail Edinburgh'is, Šotimaal, temal siis nagu näha siis Saturn ja Neptuun siin kvadraadis. Ja tema elus siis ka niiviisi see Saturn siis mingis mõttes eitamas või dekonstrueerimas siis seda elu sellist vaimset poolt ja öeldes, et see siis on selline illusoorne. Bertrand Russell siis sellise David Hume'i järeltulija siin 20. sajandil, tema sünnikaardis ka siis näeme seda Saturni ja Neptuuni kvadraati, tema on siis sündinud 1872, 18. mail Newportis Inglismaal. Bertrand Russelli siis siin sünnikaart meie ees. Järgmine siis Sigmund Freud, kes siis tegeles psühholoogias sellise religioosse jäägi dekonstrueerimisega, seostas siis seda, nagu sa enne loetud, siis sellisest lapsepõlvest vanemate ülimlikkuse projitseerimisena. Freud ka siis sündinud Neptuun, Saturn kvadraadina. Ehk siis nende meeste elus üsna selgelt näha see Saturn, Neptuuni dünaamiline koostoime, aga siis läbi nende näidete, mis näeme, kuidas see saab erineval moel siis avalduda. Charles Darwinil siis sündinud Neptuun-Saturni ühenduse ajal aastal 1809, 12. veebruaril Shrewsbury lähedal Inglismaal. Dekonstrueeris siis ka sellise oma evolutsiooniteooriaga, siis tuli nii-öelda selline illusioon siis sellisest kristlikust maailma loomisest on ju kukkus kokku. Karl Marx siis sündinud ka siin
kvadraadiga, siin tal on siin peaks tegelikult punane joon olema, aga siin on üks kraad puudu, et siis see programm siia seda joonistanud, aga seda päris niiviisi joonlauaga mõõta ei saa, et Karl Marx siis sündinud ka Neptuun, Saturn kvadraadiga. Siis kokkuvõetavalt siis nende viimaste inimeste puhul, et viimati nimetatud rühma isikute puhul näis pinge kahe vastava arhetüüpse põhimõtte vahel lahendavat otsustav identifitseerumine ühe poolega, ehk siis nad rohkem on sinna Saturni poole need mehed, mis nõudis teise poole Neptuuni eitamist. Saturniga seotud arhetüüp, mis valitseb elu konkreetsed ja materiaalsed mõõtmeid, samuti otsustamise eitamisimpulssi, väljendub siin pühendumisena skeptilisele, tervet mõistut järgivale empirismile, rangele faktilisele otsustamisele, ajaliku ja piiratud nõudmistele truuks jäämisele, emotsioonide või fantaasiate poolt moonutamata paljale tõele, kõige hinnatud ja puudulikuks peetava range eitamisele. See Saturniga seotud impulsside konstellatsioon väljendub kogu Neptuuniga seotud arhetüüpse gestalti, metafüüsilise, vaimse, üleloomuliku, transcendentaalse, ajatu ja lõpmatu empaatilise eitamisena, mida siin peetakse naiivseks illusiooniks ja soovunelmaks Neptuuni põhimõtte varjuküljeks. Ja neid näiteid vaadates siis üks elu põhitõde on see, et mitte kedagi ei ole tark mõista hukka ja seda me kindlasti siin ei tee ka, et siis läbi nende näidete me saamegi vaadata, mismoodi siis need erinevad arhetüübid võivad avalduda erinevate inimeste eludes ja seda on siis ka, ma arvan, väga oluline ja kasulik teha siis selles praeguse 2026 aasta valguses või sellest, kus me praegult oleme ja elame, vaatame neid erinevaid dünaamikaid, siis me saame ise ka rohkem aru sellest, mismoodi need võivad esile tulla meie ajas siin. Nii, ja siis sarnane kuulus näide ka, kaks meest siis on ju tänu kelle sellises ka võib-olla sellises maailmavaates või ajastu vaimus me tänapäeval elame, tegemist siis Francis Baconi ja René Descartesiga, kes sündisid siis Saturn-Neptuuni konjunktsioon, siis nagu siin alguses ma teile rääkisin, et siis Saturn-Neptuun konjunktsioon toimub iga seal 35–37 aasta tagant, viimane siis 1989 ja praegune nüüd, umbes 3 korda sajandis ja näiteks siis Baconi ja Descartesi sünd toimusid kokku langevalt 2 järjestikku Saturn-Neptuuni konjunktsiooniga, mis toimus 35 aastaste vahedega vastavalt 1561 ja 1596 aastal. Ja nad sündisid siis selle konjunktsiooni perioodi lõpus. Siin me siis näitan teile Francis Baconi sünnikaarti, siis seal 1561, siis selle konjunktsiooni perioodi lõpus tema sündinud ja siis nad olid ka siis sellised mehed, kes olid sealt omavahel oma sellise teadusliku töö või siis sellise empiirilise maailmavaate loomisel üsna tihedalt seotud. Ja René Descartes, kes siin sündis ka siis sellise järgneva siis selle 36 aasta tsükli lõpus, tema järgi nüüd see linn ka nimetatud, see on Prantsusmaal siis Descartesi linn, varem oli ta ühe teise nimega, sündid siis siin 31 märts 1596, René Descartes siis sellise kartesiaanliku maailmamudeli looja, milles me täna ka valdavalt elame. Baconi puhul näeme siis teravat skeptilist kriitikat tavapäraste uskumuste suhtes. See Saturn jällegi siis üle võtnud selline range empiiriline, konkreetne, reaalne, mõõdetav, siis domineerimas siis sellise ideaalse kujutlusvõimelise Neptuuni üle. Siis näeme teravat skeptilist kriitikat tavapäraste uskumuste suhtes, nõudmist karmimeelse empiirilise ranguse järele, vastandina antiikaja ja skolastikute spekulatsioonidele, nõudmist praktiliste teadusliku tulemuste järele metafüüsiliste kujutluste asemel, pidevat impulssi paljastada illusioone ja naiivset projektsioone. Üsna hästi siis Baconi puhul jälle see dünaamika näha. Descartes, siin öeldakse, et me elame täna siis sellises Descartesi nägemuses, et milline maailm peaks olema, et Descartes siis kuulus unenägu, mis ta seal kuskil kaevikus nägi, et maailm on siis tõlgendatav matemaatiliselt ja kõik on mõõdetav ja siis alates siis sellest Descartesi dualismist või alates Descartesist siis edasi, seda ei saa muidugi sinna ainult teda selles
selle põhjustamises süüdistada niiviisi heas mõttes, aga Descartes siis mingis mõttes on sellise valgustusaja või sellise kaasaegse sellise empiirilise mehhanitsistliku materialistliku maailmavaate sellise aluse panija. Võib öelda. Descartes seostas inimese meele konkreetselt Jumalaga, ma mõtlen järelikult olen, eks, kuulus Descartesi tsitaat, andes ratsionaalsele minale kindla lõppkokkuvõttes vaimse aluse objektiivseks teadmiseks. Descartesi dualism ja skeptitsism tähendasid ranget eemaldumist kujutlusvõime subjektiivsetest illusioonidest ning range lahusoleku kehast ja loodusest. Objektiivistades need mehaanilisteks, et saavutada ratsionaalse teadmise selgus ja eristatavus objektiivse reaalsuse tõelise olemuse mõistmisel. Kõigis neist filosoofilisest sammudest ja motiividest on Saturni ja Neptuuni dialektikat selgelt nähtav. Ehk siis mida siis Descartes ja Bacon tegid, nad sellise saturniliku empiirilise reaalsusega siis minetasid siis sellise kujutlusvõimelise ja vaimse ja ideaalse, mingis mõttes siis see hing ja vaim ja kõik selline pool elust siis alates siis ütleme sealt Descartesist ja niiviisi ja sealt edasi hakkas nagu vaikselt siis meie sellisest kaasaegsest psüühikast välja minema, kaduma. Ja järgmine siis huvitav mees on siis kuulus Nietzsche, sündis 1844. aasta lõpus Saturn-Neptuuni konjunktsiooni ajal, üks konjunktsioon siis pärast Darwini sündi ja siis huvitaval kombel siis Nietzsche selline kuulus Jumal on surnud, tsitaat, kuulutas siis Jumala surma 37 aastat hiljem, 1881. aastal järgmise Saturn-Neptuun konjunktsiooni ajal. Üsna huvitavad sellised sünkroonsused. Nietzsche siis sündinud sinna 1844. aasta Saturn-Neptuuni konjunktsiooni alguses ja siis oma elus üsna teravalt siis kandis selle kahe arhetüüpse dünaamika sellist olemust ja siis me lähme siin 37 aastat hiljem aastasse 1882, kus siis Nietzsche kuulsalt ütles, et Jumal on surnud. Siin me siis näeme aasta ennem 1881, kui ta siis kirjutas seda raamatut, kus see kuulus tsitaat on ja 82 ilmus, siis terve see aeg siis Saturn ja Neptuun olid sellises tihedas taevas koos olemises. Jumal, selline Neptuun, eks, ja surnud, väga Saturn, selline lõpp ja kõik see. Üsna huvitav siis see sünkroonsus jällegi. Ja kõikidest siis kokkuvõtvalt siis sellises Saturnilikust domineerimises selle Neptuuni üle, ehk siis kõikides seni mainitud juhtumites, aga ka paljudes teistes, mis pole nii hästi tuntud, leidsin, et kaks arhetüüpsed põhimõtted, mis on seotud Saturni ja Neptuuniga, olid ebatavaliselt spetsiifiliselt intensiivselt esindatud nende inimeste elus ja psühholoogilises kalduvustes, kes olid sündinud just nende planeetide ühenduse ajal. Kuid samades juhtumites oli selgelt näha veel üks nähtus. Kõigi nende isikute elus näisid need kaks arhetüüpi omavahel otseselt suhtlevat ja läbi põimuvat erakordselt keerulisel ja mitmekesisel viisil. Ehk need erinevad dünaamikad, siis kuidas see Saturn ja Neptuun võib inimeste eludes välja tulla. See tähendab, et need konkreetsed arhetüübid olid mitte ainult selgelt nähtaval viisil väga aktiivselt esindatud, vaid mõjutasid ka üksteist vastastikku, igaüks oma arhetüübiliselt spetsiifilisel viisil, mõnikord vastanduses või üksteist eitades, see viimane näide, mis andis mõnikord pingelist tasakaalu säilitades ja mõnikord üksteisesse tungides ja ühinevates, mis andis erinevaid sünergilisi tulemusi. Tähtede tihe geomeetriline suhe taevas näis kattuvad tiheda dialektilise suhtega vastavate arhetüüpide vahel inimkogemuses. Ehk siis kuidas ülal nõnda all, sellised tugevad sünkroonsused siis näha inimeste puhul, kes on sündinud Saturn-Neptuuniga, kuidas need siis nende elus niiviisi keerulistel ja mitmekesistel viisidel esile tulevad, kuid see, kuidas seda dialektikat kogeti, kaasati, kannatati, polariseeriti, lahendati, integreeriti, erines oluliselt inimeseti. Nii, nüüd siis lähme sellise kunstilisema näite juurde, sellise kuulsa Ameerika lauljanna juurde või siis muusiku juurde, Joni Mitchell ja tema siis laul Both Sides Now. Soovitan siis kuulata just seda varasemat versiooni ja siis Joni Mitchell siis samuti sündinud Saturn ja Neptuun kvadraadiga ja tal siis muidugi siin see Neptuun või siis see Veenus ka siin üsna lähedal sellele Neptuunile konjunksioonis. Ehk siis sama polaritsiooni võib märgata nii sõnades kui ka muusikas.
Joni Mitchelli paljudes kompositsioonides. Ta sündis Saturn-Neptuun konfiguratsiooniga, mis oli raskes, see peaks tugevas aspektis, nii tema sünnipäeva Veenuse kui ka kuu suhtes. Iseloomulik näide on laul Both Sides Now. Ma siia videosse hea meelega paneks selle mängima, aga siis YouTube saaks pahaseks, nii et soovitan siis seda kuulata võib-olla siia selle video lõppu, mis on oluline tema varases kui ka hilisemas loomingus ja millest ta poeetilise lihtsusega kirjeldab ühelt poolt elu maagiat, romantikat ja unistuste täitumist ning teiselt poolt aja jooksul kogetud kibedat kaotusi ja pettumusi, siis seesama dünaamika. Need sõnad siis siin. I've looked at life from both sides now. Ehk siis ma olen elu põlemat poolt vaadanud. And still somehow it's life illusions I recall. I really don't know life at all. Ehk siis, aga siis siiski, et ma olen elu mõlemat poolt vaadanud ja endiselt siiski see, mida ma mäletan või see, mida ma meenutan, on siis sellise elu need illusioonid. Siis elu, see Saturn, elu päris pool ja siis illusioon, see illusoorne pool. Ja ma tõesti ei tunne elu, ülihästi siis muusika on siis üks viis, kuidas ka on võimalik siis läbi nendele arhetüüpidele lähedale saada. Joni Mitchelli elus siis üsna hästi tuleb välja see tema loomingus siis see Saturn-Neptuuni kombinatsioon. Sündinud siis 1943, november 7 Fort Macleodi lähedal Kanadas. Nii. Aga nüüd siis vaatame sellist Neptuuni seda vaimset poolt, et kui siin oli siis näites oli siin näiteks see Saturni domineerimine nende teadlaste puhul, siis selle vaimsuse vormis võime tunnustada ka Saturn-Neptuun arhetüüpset kombinatsiooni distsiplineeritud vaikuse ja sisemise tühjuse kultiveerimises. Siis nüüd see Saturni see töö, selline eralduses olemine ja siis Neptuuni selline potentsiaal ehk siis selline pühendumine siis mingil kõrgel ideaalil, pühendumuses palvetamisele ja meditatsioonile, kujutlusvõimle treenimises, et elada teatud traditsiooniliste religioossete kogemuste struktuuride raames. Nende teemade väljendusi näeme ka alandlikkuse ja eraldatuse poole püüdlemises, loobumise ja ohverduse impulsis, vaesuse omaks võtmises, surma mõtisklemises, hinge pimedate ööde kogemuses, vajaduses säilitada lootus ja usk, vaimse pettumuse ja meeleheite keskel. See on siis see, ütleme, see potentsiaal nende puhul, Saturn-Neptuuni puhul. Sellise raskuse, sellise saturniliku, sellise rõhumise valguses säilitada siis selline vaimsus või suhe, siis selline vaimne vorm on ju, milleks ka see sama aeg, kus me praegult oleme, on väga soodne siis teha tööd, luua struktuure siis millegi vaimse ümber. Lisaks olen sageli tähendanud, et kahe arhetüübi vastastikune mõju võib võtta ka sellise vormi, kus nende esindada polaarne vastandlikkus on pigem keerulise integratsiooni kui lõpliku eraldatuse keskmes. Seega leidsin, et paljud Saturni ja Neptuuni ühenduses sündinud inimesed elasid tõsist ja distsiplineeritud, kuid väga pragmaatilist ja maist religioossust, ehk siis selline vaimsus, mis on ka väga maine, mis on väga sellisesse igapäevasesse tajutavasse sellise saturniliku selline jalad maas konkreetsusele, selline dünaamika siis. Seotud siis sellise jalad maas sellise vaimsusega, mis eelkõige püüdis ületada lõhet transcendentaalse ideaali, Neptuun ja empiirilise reaalsuse Saturn vahel, läbi mingi vormi kaastundliku teenimise kogu ühiskonna heaks ja otsese tegelemise maailma probleemide ja kannatustega. Siin neist domineerivaks impulsiks olevat vaimsete väärtuste Neptuun praktiline väljendamine ja püsiv kehastamine ja Saturn nii konkreetsete sotsiaalse ja poliitilise struktuuri, samuti Saturn raames, kui ka selle vastuseisu vastu. Raske töö ja distsiplineeritud pragmaatilise organiseerimise Saturn kaudu, ehk siis selline praktiline väljendamine, vaimsuse püsiv kehastamine, selline struktureeritud vaimsus, ka selline üks siis dünaamika, kuidas see võib välja tulla. Siin me siis näeme selliseid inimesi nagu esindliku isikuid, kes on sündinud Saturn-Neptuuni ühenduses, nagu näiteks Abraham Lincoln, siis Mahatma Gandhi, Martin Luther King või siis siin Václav Havel, samuti budistlikus traditsioonis siis praegune Dalai Lama, sündinud sama Saturni-Neptuuni vastasseisu ajal kui Havel, siis Thich Nhat Hanh, sündinud vahetult eelneva kvadratruudi ühenduse ajal, sama mis siis Hillmani ja Foucault, kellest me ennem siis natuke siin rääkisime. Nüüd vaatame ka siis nende meeste siin sünnikaarti, selline kuulus siis võib-olla üks kuulsamaid Ameerika presidente, sündinud siis aastal 1809,
12. veebruaril siis Hodgenville'i lähedal Kentuckis Ameerikas, kuulsamaid siis Ameerika presidente, kes siis kodusõja ajal siis esindas seda Unioni või liitu, siis seda põhja. Tema siis sündinud siis sellise Saturn-Neptuuni ühenduse ajal ja tema elus ka siis väga tugevalt tuli välja siis sellise ideaalist lähtumine ja siis sellise saturniliku sellise rõhumise vastu võitlemisel. Üks kuulsamaid siis Lincolni kõnesid, mida ta siis pidas kodusõja ajal, on siis see Gettysburgi kõne, kus siis väga hästi see Saturn ja Neptuun välja tuleb. Ma loen tema selle kõne ette ja siis me saame siit sellest kõnest näha ka seda Saturn-Neptuuni ja muidugi siis aastal 1863, kui ta seda kõnet luges ja kui see kuulus lahing siis seal Gettysburgis toimus, kus seal suri üle 20, 30, üle 50 000 mehe kummalgi pool Ameerika kodusõjas, siis selle kõne ajal ka siis Saturn ja Neptuun olid opositsioonis. Jälle selline huvitav sünkroonsus. Aga siin siis Abraham Lincoln kõneleb. 87 aastat tagasi rajasid meie isad sellele mandril uue riigi, mis sündis vabaduse ja pühenduse põhimõttele, et kõik inimesed on loodud võrdsetena. Siis selline ideaal, eks. Räägib siin siis enda vaarisadest seal Washingtonidest ja kes siis Ameerika rajasid sellisel kõrgele vabaduse ja inimesed on võrdsed ideaalile. Nüüd oleme me kaasatud suurde kodusõtta, mis paneb proovile, kas see riik või mis tahes sellisel põhimõttel rajatud ja sellele pühendunud riik suudab kaua püsida. Oleme kogunenud selle sõja suurele lahinguväljale. Oleme tulnud pühendama osa sellest väljast lõplikuks puhkepaigaks neile, kes siin andsid oma elu, et see riik võiks elada. On täiesti kohane ja õige, et me seda teeme. Siis selline sõda, surm, struktuuri, selline hävitav mõju on väga selline saturnilik pool. Kui laiemas mõttes ei saa me anda pühitsust, ei saa me õnnistada, ei saa me muuta pühaks seda maad. Seda on teinud siin võidelnud vaprad mehed, elavad ja surnud, palju enam, kui meie oma tagasihoidliku võimuga lisada või vähendada saame. Maailm ei pööra suurt tähelepanu ega mäleta kaua seda, mida meie siin ütleme. Kuid ta ei saa kunagi unustada seda, mida nemad siin tegid. Meie elavad, peame pühendama siin lõpetamata tööle, mida nemad, kes siin võitlesid, on seni nii üllalt edasi viinud. Meie ülesanne on pühenduda siin meie ees seisvale suurele ülesandele. Võtta nendelt austatud surnutelt üle suurenenud kohustus selle eesmärgi nimel, mille nimel nad andsid oma viimase täieliku panuse. Otsustada siin kindlalt, et need surnud ei ole surnud asjata, et see rahvas Jumala abiga sünnib uuesti vabadusse ja et rahva valitsus rahva poolt rahva heaks ei kao maamunalt. Ehk siis sellise surmu kaotus on ju seal 100 000 inimesed surid siis kodusõja ajal, selles konkreetses lahingus seal vist läks umbes 50 000 ameeriklast. Siis sellise surma minek ideaali nimel, eks see on väga selline Saturn-Neptuunilik. Ja siis Abraham Lincoln oli ise sündinud selle asetusega ja siis tema elus ka olid need sellised põhiteemad, millega ta läbi liikus. Gettysburgi lahing oli kodusõja pöördepunkt, mille käigus liidu armee kaotas üle 23 000 ja konföderatsioonid 28 000 sõdurit. Tähelepanuväärne on, et nii lahing kui ka Lincolni kõne, millega ta pühendas lahinguvälja riiklikuks kalmistuks, toimusid 1863. aastal, kui Saturn oli taas Neptuuniga ühel joonel. See joondumine opositsioon toimus täpselt kodusõja aastatel, Ameerika kodusõjal siis, see täpselt siis 1862–63, see oli ajastu, mil kogu Saturn-Neptuun teemade kompleks oli eriti silmapaistev, mis ilmnes mitte ainult sõja-aastatel valitsenud sünges kurbuses, vaid ka selle aja kirjades ja päevikutes, sisalduvas erakordses vaimse refleksiooni sügavuses ja traagilises paatoses. Kõigis neis aspektides oli Lincoln ise kogu ajastut iseloomustanud emotsionaalsete ja vaimsete seisundite näide ja kandja. Ehk siis Lincoln väga tugevalt kandis ka siis seda Saturn-Neptuuni ja kogu seda ajastut ja see kodusõda ja see kõik kajas üsna hästi siis nendel kahele selle dünaamikale kaasa. Ehk selline sünkroonsus jälle, kuidas ülal nõnda all, see vana aktsioom.
Nii, siis mees, kellel Saturn ja Neptuun on trigoonis, et siin on jälle 1 minut või 2 minutit on siis sellest trigoonist siit puudu, et siin tegelikult kujutage siis sellist pikka sinist joont. Ehk siis Gandhi siis selline püha mees on ju läbi sellise pühendatud sellise raske töö või sellise vooruslikkuse või piiratuse või sellise tagasihoidlikkuse, struktureerituse siis tegelemas sellise vaimu teemadega. Siis selliste pühakute elus me näeme ka siis seda Saturn-Neptuuni natuke teistsugust dünaamikat, eks ju. Sündin siis 1869 siin 2. oktoobril Indias. Nii, kuulus mees siis, kellel on samuti nagu Gandhi, kellel on siis Saturn-Neptuuni trigoon, üks kuulsamad Ameerikasi, Martin Luther King Jr., sündinud 1929, 15. jaanuaril siis Atlantas, Georgias, Ameerika Ühendriikides. Ja Martin Luther King Jr. elus ka siis väga hästi see Saturn ja Neptuun tuleb välja. Siin siis tema kuulus või võib-olla siis kuulsaim kõne I have a dream, mul on siis unistus või nägemus. See kõne sündis ka täpselt siis selle Saturn-Neptuuni kvadraadi ajal siis aastal 1963. Jälle selline huvitav sünkroonsus ja siin siis tema kõne, kus siis ka see dünaamika hästi välja tuleb, kõneleb siis Martin Luther King Jr. Ma ei unusta, et mõned teist on siia tulnud läbi suurte katsumuste ja raskuste, Saturn. Te olete olnud loomingulise kannatuse veteranid. Jätkake tööd usuga, et teenimatu kannatus on lunastav. Ärgem laske mind meeleheitesse vajuda. Ma ütlen teile täna, mu sõbrad, et hoolimata praegustest raskustest ja pettumustest on mul ikka veel unistus. See ideaalnägemus, Neptuun. See unistus on sügavalt juurdunud Ameerika unistuses. Väga see. Neptuun on ju see ideaal, ta näeb midagi, et selles raskuses on, ta näeb seal selle tunneli lõpus mingit ideaalset midagi sellist, mis võiks olla, kujutlusvõime millegi suurema järele. Mul on unistus, et ühel päeval saavad väikesed mustad poisid ja tüdrukud käest kinni võtta väikestel valgetel poistel ja tüdrukutel ning kõndida koos nagu õed ja vennad. Mul on täna unistus. Mul on unistus, et ühel päeval tõusevad kõik orud. Kõik mäed ja künkad langevad, karmid kohad muutuvad tasandikeks ja kõverad kohad sirgeks ning issanda au ilmub ja kõik liha näeb seda üheskoos. See on meie lootus. See on usk, millega ma naasen lõunasse. Selle usuga suudame me kaevata meeleheite mäest välja lootuse kivi. Selle usuga suudame muuta meie rahva kõlavad ebakõlad kauniks vendluse sümfooniaks. Selle usuga suudame koos töötada, koos palvetada, koos võidelda, koos vanglasse minna, koos vabaduse eest seista, teades, et ühel päeval oleme vabad. Siis kuulus see I have a dream kõne, suurepäraselt siis Saturn-Neptuun dünaamika tuleb välja. Nii, teine siis kuulus praegult veel elus Eestis käinud ja üks kuulsamaid maailma pühamehi sündinud siis siin 6. augustil aastal 1935 Hiinas. Tiibetlane siis Saturn-Neptuun opositsioonis. Siis selliste pühade meeste eludes me näeme ka, kuidas siis selline Saturn, vaoshoitus, tugev pühendumus ja siis Neptuun, see kõrge vaimne ideaal. See on siis üks asi, mida iga inimene võiks meeles hoida siis selliste joondumiste ajal, nagu me siin praegu 2026 oleme, et see potentsiaal siis tegeleda selliste vaimse teemadega on väga tõhus. Aga vaatame siis natuke sellele eelmisele joondumisele otsa, mis meil siis siin toimus aastal 1989, kui Saturn ja Neptuun olid uuesti taevas koos konjuktsioonis, see on siis konjuktsiooni märk. Ja mis siis maailmas toimus? Esimesena siis kuulus Berliini müüri langemine, seal selle tipu ajal lagunes siis Nõukogude Liit. Seda näidet me ka siin video alguses rääkisime. Siis lõppes külm sõda tänu Nõukogude Liidu lagunemisele. Siis olid Tiananmeni väljaku protestid Hiinas, jällegi sellise rõhuva süsteemi vastu võitlemine mingi kõrgema ideaali nimel, eks. USA sissetung Panamasse, Pärsia lahesõda, Jeemeni ühinemine. Siin siis Neptuun, kui ta avastati 1846,
siis Neptuun on palju seotud ka illusioonidega või piltidega või siis videotega või televisiooniga. No siin 1989 siis 24-tunnine siis kaabeltelevisiooni uudisteajastu hakkas meieni jõudma. Hoiu- ja laenukriis pluss majanduslangus oli üks asi, ülemaailmse veebi loomine, see on muidugi uraaniga seotud, natuke palju seotud. Keskkonna liikumine saab valitsuste toetuse ja Nelson Mandela vabastatakse. No sellised ühed asjad, mis siis siin sünkroonsel kombel siis toimusid 1989. Siin me siis lähme natuke ajast tagasi, vaatame siis korraks põikame siis sinna Saturn-Neptuuni opositsiooni, et see on siis umbes 18 aastat tagasi, et kui mäletad, et kui see täisring tehakse 36 või 37 aastaga, siis see poolringi opositsioon tekib siis seal vahepeal, mis on siis seal umbes 18 aastat. Ja üsna hästi siis kajab vastu näide siis siin sellest John Lennoni näited, kus siis sellest 60-ndate sellisest illusioonist mindi välja ja 70-ndad raksatasid üsna reaalselt ja valusalt sisse, kuidas see illusioon, 60-ndate illusioon kukkus kokku. See on muidugi eraldi teine pikk video on siis see, mis seal 1960-ndatel toimus sellise uraani ja Pluto joondumise ajal. Et see on eraldi suur teema, aga siis natuke sellest 1970, mis toimus 1971, 1970–73 aasta Saturn-Neptuuni joondumise ajal laialt levinud illusioonide kadumise kogemust väljendasid paljud juhtivad isikud. Näiteks John Lennon oma 1970 aasta lõpu avalduses laulus ta intervjuus The dream is over. See unistus või nägemus või ideaal on läbi, lõppenud Saturn. Sama arhetüüpset kombinatsiooni peegeldas ka Lennoni sel ajal tehtud empaatiline üleskutse näha läbi see, mida ta nüüd pidas eelmise kümnendi enesekesksete fantaasiatena. Et see on läbi, mis 60-ndatel oli see fantaasia, see lõppeseks. Ja astuda vastu elu karmidele faktidele ilma religioossete illusioonideta, nagu tema kuulsas laulus God, oma esimeselt sooloalbumit, mis ilmus 1970 aasta detsembris. God is a concept by which we measure our pain. Ehk siis Jumal on selline kontseptsioon, läbi mille me siis mõõdame oma valu. Lugudes religioossetest uskumustest ja maagilisest tavadest, millest seda enam ei uskunud, esitas Lennon oma uue illusioonide realismi veendumuse. Ja siin siis üsna selline Saturn-Neptuunilik need laulusõnad on I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. I don't believe in Bible. I don't believe in Jesus. I don't believe in Buddha. I don't believe in mantra. I don't believe in Gita. I don't believe in yoga. I don't believe in Beatles. I just believe in me and that's the reality. Loomingule isik või siis ütleme võib-olla siis Beatid kindlasti siis kõige kuulsam siis loomingule bänd ja kindlasti John Lennon ka üks kuulsamaid loomingulise isikuid selles eelmises sajandis. Ja 60-ndate siis olulisemad muusikud on ja ülihästi siis see Saturn ja Neptuun siis selle opositsiooni ajal siis tema sellises, kus ta tolles hetkes oli, näha. Et see eitamine ja siis kõik see Neptuunilik, et selle reaalsus ühelt poolt ja et ma usun andis endasse ja see on reaalsus. Suurepärane selline sünkroonne näide siis, kuidas teatav koos hingamine toimub sellega, mis üleval on ja mis all on. Siis 9 kuud hiljem, 1970 aasta septembris sama planeetide joondumise ajal avaldas Lennon oma mõjuka salvestise Imagine, mis sai rahvusvaheliseks utoopilise hümniks. Inspireerides noori mõlemal pool raudset eesriiet. Siin võime tunnustada sama arhetüüpset polaritsiooni Saturn ja Neptuuni põhimõtete vahel, kuid nüüd on selle dünaamika edasiarenduses. Ehk siis seal see opositsioon liikus edasi ja siis seda sama dünaamikat on edasi arendatud, või siis John Lennon tegi. Usuliste veendumuste illusioonid on taas eitatud, et elada tegelikus hetkes. Selle Saturn eitab seda usulist veendumist. Imagine there is no heaven, it's easy if you try. Et ei ole seda taevast, eks. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Kuid see polaarne vastandumine on nüüd asetatud konteksti, kus on veel üks polaarne vastandamine olemasolevat ühiskonna ja usustruktuuride Saturn rõhumise ideaalse tuleviku reaalsuse vahel, mida ta kutsub teisi esile tooma, alustades kollektiivset kujutlusvõime teostamist, Neptuun. See Imagine, kujutage ette, on see Neptuun ja siis sellise vastandamine sellele olemasolevat ühiskonna usustruktuuride vastu. Siin nende järgmides laulusõnades, et Imagine there is no countries.
kujutle, Neptuun, et ei ole riike, Saturn. It isn't hard to do, nothing to kill or to die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I am not the only one. See on suurepärane siis Saturn Neptuuni sellise väljendus siis ühe muusiku elus. Opositsioon siis 1971. Nii, siis vaatame ühe konjunktsiooni veel tagasi, enne siis seda, kui 1989 viimati oli, siis ta oli enne seda oli 1952. Siis külm sõda oli, siis varased pingelised aastad, esimene vesinikpommi katse, Stalin sureb, Eisenhower valitakse presidendiks, televisioon muutub populaarseks, jälle näeme siis sellise televisiooni tulekut. Samamoodi kui Neptuun avastati, tulid pildid esimest korda, fotod siis ajakirjandusse, ta on väga seotud siis piltidega, videotega, nagu enne ma ütlesin, siis televisioon tuleb massidesse, project siis MK Ultra, CIA, LSD katsetused, Korea sõda, Hiina annekteerib Tiibeti, Iraani riigipööre. Siis näeme sellise struktuuri ja lahustumist ja sellist konflikte. Nii, ja siis 2026, mis siis toimub või mida me näeme, mis on toimumas, mida me tajume? Lääne nõrgenemine. Ma viimasel aastal jälgin uudiseid selle mõttega, et näha siis seal neid arhetüüpe poliitikute suus, siis seda kuuleb siis kõikide Prantsusmaa, Soome tipp-presidentide poliitikute suudest, et maailmakord on muutumas. Soome presidendi suus, et maailmakord muutub nii, nagu ta viimati muutus 1989. aastal Nõukogude Liidu lagunemise ajal. See on nagu otsene selline nagu pidev punkt, siis poliitikute suust on näha seda. Et me kõik tajume, et maailmakord muutub. Ameerika roll muutub. Et me elasime selles stabiilses ajas ja nüüd on asi muutumises. Ja mida siis need arhetüübid või see tajumine aitab mõista ka, et aitab seda kõrvalt vaadata mingis mõttes ja saada aru, et see muutumine on ka selline tsükliline ja see on nagu, kuidas on siis nagu omane või see peab juhtuma ja oluline siis kuidagi, et kuidas nagu orienteeruda siis selles muutuste ajas. Institutsioonide murenemine, peale siis pandeemiat, siis selline usk institutsioonidesse kahanes järsult. Usulise pöördumise kasv, selle Neptuuni tuleks, siis seda ma näen paljude noorte seas, üle Euroopa sellise kristlusesse tagasiminek, vaimsetesse praktikasse tagasiminek, siis Ameerikas on siis Gen Z, ehk siis need noorem põlvkond on väga astroloogiameelsed, 80% neist on siis astroloogiale vastuvõtlikud. Selline vaimsuse tõus, kuna see elu, see Saturn on hetkel väga rõhuv ja väga keeruline ja väga selline raske, siis see vaimne pool on see, mis siis tegelikult ju toetab seda. Seda me nägime ka siis nende siin eelnevate isikute näidete näol. Identiteedi otsing, noorte vaimsuse huvitõus, just noorte inimeste vaimsuse huvitõus on väga eriline, seda tihtipeale ei toimu, aga hetkel on see toimumas. Kriiside mõju, üks kriis teise otsa, digitaalne vaimsus, AI tõus, eelmine suvi, kui siis Saturn ja Neptuun tugevad siin koos olid, sellel ajal, siis nägime esimeste selliste AI genereeritud videote tulekut, kõik võltsuudised, võltspildid, võltsvideod, ühe pool on siis see reaalsus ja teise pool on siis see, et mis üldse reaalne on. See on siis väga sellise Saturn-Neptuunile omane AI tõus. Siin on muidugi ka siis natuke teised põhjused ka, see planetaarsed, aga sellesse praegu ei lähe. Siin veebruaris siis toimub see üleminek, 17-21 veebruar 2026 on see eriti täpselt ja siis muidugi veel terve järgmine aasta. Et siin me näeme seda lainet, et 2026 me oleme siis sellises 10-kraadises täpsuses veel siin kuni järgmise aasta juulini väga täpselt ja siis muidugi siin oktoobrist 2027. Ehk siis järgneval aastal Saturn ja Neptuun endiselt väga aktuaalne. Kõik need teemad, need dünaamikad, millest ma täna olen rääkinud, jälgige neid endi eludes, jälgige neid väljaspool, teiste inimeste seisundites. Kui te niiviisi teraselt jälgite, siis te näete, kuidas need on väga selgelt siis need arhetüübid, see Saturn ja Neptuun, see on siis sellises maailmakorra hägunemises, samas nende poliitikute huultelt tulevad need sarnased temaatikad välja, et see on üsna huvitav, kui seda niiviisi jälgima hakata.
Aga siis siin lõpetuseks siis Saturn ja Neptuuni selline kombinatsioon, see on siis Richard Tarnase planetaarsete arhetüüpide käsiraamatust, mis on see potentsiaal siis nende kahe puhul, mis on selle aja potentsiaal. Ja võib-olla siis läheneda niipidi, et läheme potentsiaalist ja siis räägime sellest varjust ka ja siis olemegi lõppu jõudnud. Ehk siis transiidi omadused, milleks on see aeg hea, võime keskenduda, rahulik kontsentratsioon, teadlikkuse nüansirikkus, sügav läbinägelikkus, psühholoogiline peegeldus, raske töö elu poeetiliste, kujutlusvõimeliste, vaimsete, idealistlike mõõtmete teenistuses, oma ideaalide elluviimine, moraalne õilsus, distsiplineeritud vaimne praktika, väga oluline, meditatsioon, palve, jooga, religioosse traditsiooniga seotud tegevus, kloostrielu, tõsine pühendumine vaimsetele õpetustele, müstiline pühendumus, keskendumine tervendamisele ja tervisele, nii vaimsele kui ka füüsilisele, hooldusravitöö, seotus meditsiiniga, psühhoteraapia, hoolitsemine kannatajate ja abivajajate eest, praktiline tegevus ideaalide teenistuses, humanitaartöö, hoolitsemine kannatavate loomade eest, kaastundlik altruism, sotsiaalselt kaasatud vaimsus, võime irooniliseks tervislikuks skeptitsismiks, sellest illusioonist läbinägemine, ettevaatlikuks praktiliseks idealismiks, reaalne tundlikkus elu traagilise mõõtme suhtes, võime ohverdada ja loobuda isiklikest kiindumustest oma vaimsete ideaalide nimel, oma unistuste teostamine, siis nagu praktiline viis oma unistusi ellu viia, visionäärne realism kunstis, visionäärne aktivism poliitikas, visualiseerimistehnikate kasutamine eesmärkide saavutamiseks, psühholoogia, religiooni, luule ja kunstide tõsine uurimine, sügav pühendumus kultuurile. See on siis see potentsiaal, eks. Ja vari on üsna pikk. Varjust tuleb siis teadlik olla, siis on võimalik seda integreerida ja tuua see potentsiaal esile, aga siis see praegune aeg, vaimne katsumus, hinge pime öö, usukriis, vastuvõtlikkus masendusele, pettumus, demoraliseeritus, illusioonide kaotus, lootusetus, võõrandumine, kosmiline üksindus, mõtisklev melanhoolia, depressioon, unetus, häirivad unenäod, negatiivsed fantaasiad, psühholoogiliste sümptomite ilmnemine, foobiad, sageli ebamäärane ja kergesti muutuv äravus, tundlikkus ebamääraste hirmude ja eelaimuste suhtes, tumedad kujutlused, psüühilised häired, mälestuse ja kahetsuste kummitamine, süü ja enesekahtlus, rahalised mured, teiste vaimu haigustega tegelemine, valus lõhe kogemine ühelt poolt oma lootuste ja ideaalide ning teiselt poolt oma igapäevase reaalsuse karmide piiride vahel, sügav mure elu traagilise mõõtme pärast, maailma kannatuste teravam tunnetamine, valus kurbus, unistuse lõpp, traagilise kaotuse tunne, loobumine ja pessimism, vaimne tühjus või hingejanu, valus konflikt töö ja karjääri ning unistuste ja püüdluste vahel, vajadus ohverdada midagi väärtuslikku kõrgema ideaali nimel, uimastite, alkoholi, igasuguste sõltuvust tekitavate harjumuste, internet, nutitelefon, televisioon, hasartmängude, fantaasia, sport, retseptiravimid ja nii edasi, kuritarvitamine. Ehk siis see Neptuun on see, kõik need, mis ma lugesin siit praegu, et see internet on kõik sõltuvused. Et see Neptuun on see põgenemine sellest reaalsusest on ja kuna see praegune aja reaalsus on nagu raske on ja see inimestel on kollektiivne hirm, sõjahirm, siis me põgeneme sinna Neptuuni, et jumala Eesti peaks tegelema sellega, eks. Siis tuleb teadlik olla, et kuhu sa põgened, eks. Et see põgenemine oleks ka tervislik. Samuti impulss lõpetada sõltuvust tekitav käitumine. Sõltuvuse hingelise janu omavaheline seos, põgenemiskalduvus, eitamine, praktiliste kohustuste vältimine, enesesse sulgumine, rõhuvalt ranged usulised veendumused ja käitumine nagu sunduslik, askeetlik eneseohverdamine. Nii. Keha ja materiaalsete asjade eitamine, kannatava märtri kompleks, haigused, mida on mõnikord raske diagnoosida, nakkuslikud ja kurnavad haigused, veereostus, mürgised ained. Ja need kirjeldusi ei tohi võtta nagu sõna-sõnalt, selles mõttes, et see on see võimaluste aken, kuidas see välja tuleb või see mitmekülgsus või see olemuslik on nagu mitmeline, et see on siis see võimalus, kus see välja tuleb, et siin kõik see, mida me loeme, me ei tohi seda sõna-sõnalt võtta, aga oluliselt nagu tunnetada siis need arhetüüpe ja oma elus siis nendega nagu paremini suhtes olemine. Kus me olime veereostus, mürgised ained, mürgistused, negatiivsed ravimireaktsioonid ja kõrvaltoimed, krooniline nõrkus, puue, väsimus, iiveldus, merehaigus, õhusaastest tingitud füüsilised sümptomid, psühhosomaatilised sümptomid ja hirmud, sünnieelne haigus, haiglaravi, kõva skeptitsism, dogmaatiline uskmatus, nihilism,
teaduse ja religiooni vahelise lahendamatu konfliktitunne, materialism versus idealism või religioossus, veendumus, et üks või teine seisukoht on illusoorne, illusioonis luksus olemine, kahtlused, ebakindlused, lahendamata mitmetähenduslikkus, segadus selle osas, mis on reaalne, hägune meel, usalduskriis, petmine või enesepettus, usaldamatus, paranoia, küünilisus, pettunud realism, läbipõlemine, kaastunde väsimus, halb enesetunne, maailmast väsimus, õnnetused merel või muudel veekogudel, üleujutused, lekked, veepuudus, põud, dehüdratsioon, veega seotud kaotused, vajadus kontrollida irratsionaalseid hirme, mis võivad ennast täitva ennustusena maailmale projitseeruda, elu väljakutsed, mis toovad esile moraalse julguse ja vaimse ülevuse. Nii, sellises kohas oleme siis praegult. Oma selle Saturn-Neptuuniga, see vari on üsna selline õõvastav, aga sellest teadlik olles, nende energiatega paremini toimetades, saame me rohkem esile tuua seda potentsiaali. Täna ma siis üritasin teile kirjeldada neid erinevaid dünaamikad, mismoodi see Saturn-Neptuun tuleb välja erinevat moodi. Läbi selle siis me oleme rohkem teadlikud siis nendest põhimustritest, et mis asi on arhetüüp, see on see põhimuster siin elus, need 10 tükki seal üleval, need planetaarsed arhetüübid on siis need, mis kirjeldavad siis need elu põhimustrid ja sellisel hämmastaval kombel kuidagi need asjad siin hingavad koos, nagu me siin nende näidete puhul nägime, et sellised erinevad märkimisväärsed inimesed meie eludes siis on näha, et sünnikaardis siis need asetused tulevad kaasa ka tugevamini siis inimeste eludesse, kui nad on sündinud selliste joondumiste ajal. Ja soovitan siis tulla sünnikaardi konsultatsioonile. Siin peaks olema muidugi 2026 praegult, aga sellest ei ole lugu. Kui soovid teada siis, et mismoodi näiteks sinu sünnikaart on suhtes selle praeguse ajaga või millised on sinu sellised põhimustrid sinu sünnikaardis, siis minu koduleht on ricoveskiväli.com ja sealt on võimalik registreerida siis sünnikaardi konsultatsioonile, see maksab 75 €, 1,5 tundi, vaatame põhjalikult üle siis teie sünnikaardi ja need praegused mõjutused ja läbi selle saab siis olla paremini suhtes siis endaga ja välisega ja selline oli siis 2026. aasta astroloogiline prognoos. Järgnevatel kuudel siis muidugi ka iga kuu tulevad erinevad prognoosid, me vaatame siis selliseid põhisuhteid, nagu me oleme siin viimastel sellel aastal teinud alates märtsikuust ja aitäh, et püsid lainel. Järgmiste videoteni. Tšau!